Okei, läheme kohe asja juurde. Tead, me kõik oleme ju selles olukorras olnud, eks? Et süsteemis läheb midagi, täiesti katki. Aga tegelikult on ju tohutu vahe, kas sa lihtsalt tead, et midagi on valesti või sa tead, miks see valesti on. Ja see ongi tegelikult seire ja vaadeldavuse peamine erinevus. Ja just seda lugu me täna lahti hakkamegi arutama. Kujuta nüüd ette, on reede õhtu, süsteem on täiesti maas ja siis kuuled telefonist oma tegevjuhi häält. See paanikaküllane küsimus on, ausalt öeldes, iga arendaja õõdusunenägu. Ja see ongi meie loo alguspunkt. Puhas kaos, eks. Twitter lihtsalt plahvatab teadetest, et leht ei lae, klienditoe postkast on umbes, sest maksed ei lähe läbi ja siis muidugi helistab tegevjuht. Iga sekund, mis möödub, tähendab kaotatud raha ja usaldust ja see küsimus on ikka õhus. Mis ometi toimub? Ja siin tulebki mängus esimene kaitseliineks. Seire. Mõtle sellest kui, nagu süsteemi valvurist, kes hoiab silma peal just nendel ohtudel, mida me juba teame. Mis see seire siis sisuliselt on? See on põhimõtteliselt lihtsalt reiglite kogum. Me ütleme süsteemile, et kuule, kui protsessori kasutus läheb üle 90%, siis anna mulle kohe teada. Nii et jah, see jälgib just neid asju, mida me oleme juba ette ära otsustanud, et neid peab jälgima. Hea võrdlus on tegelikult auto armatuurlaud. See on täpselt sama asi, see annab sulle ju kõige olulisema info, kui kiiresti sa sõidad, kui palju kütust on paagis ja kui midagi on halvasti, läheb see hoiatustuli põlema, et see ütleb sulle, et probleem on olemas. Aga siin me jõuamegi seire kõige suurema piiranguni. See kontrollimootorit tuli põleb, aga see ei ütle sulle ju, kas viga on sütekündlas, kütusepihustis või hoopis milleski kolmandas, eks. See annab sulle selle mis, aga jätab miksi täiesti lahtiseks. Ja see ongi see point. Seire on oma olemuselt reaktiivne, ta oskab sind hoiatada ainult nende asjade eest, mille jaoks sa oled ta ette valmistanud. Aga tänapäeva süsteemid on ju nii keerulised ja vead võivad olla täiesti ootamatud. Ja just siis jätab seire meid tihtipeale lihtsalt pimedusele kubama. Aga mis siis, kui meil oleks tööriis, mis laseks meil sinna kapotti alla piiluda ja vot siin tulebki mängu meie loo kangelane, vaateldavus. Vaateldavus ei ole lihtsalt mingi järgordne tööriist, see on süsteemi omadus. See on võimekus küsida täiesti uusi küsimusi probleemide kohta, mille olemasolust meil varem aimugi polnud. See on proaktiivne uurimine, mitte lihtsalt reaktiivne häirekell. Lähme tagasi meie auto juurde. Kui seire on armatuurlaud, siis vaadeldavus on see seade, mille mehaanik ühendab su auto külge. Ta ei vaata ainult hoiatustulde. Ei, ta ühendab end otse auto ajuga, loeb kõiki andurite andmeid ja ütleb sulle täpselt, mis seal katki on. See leiab üles selle päris algpõljuse. Okei, nii et millised tööriistad siis sellel meie digitaalsel mehaanikul üldse on? Vaatamegi nüüd seda vaadeldavuse tööriistakasti natuke lähemalt. Asi taandub tegelikult 3 põhilisele komponendile. Neid kutsutakse vaadeldavuse 3 sambaks. Logid, mõõdikud ja jäljed. Just need 3 koos annavad meile täieliku pildi sellest, mis süsteemi sees toimub. Alustame logidest. Mõtle neist kui süsteemi väga detailset päevikust. Iga tegevus, iga viga ega sisselogimine, kõik on ajatempliga kirjas. See on nagu meie algmaterjal uurimiseks, mis näitab sündmuste täpset jada. Järgmiseks mõõdikud. Need on nagu süsteemi elutähtsad näitajad. Pulss, vererõhk, eks? Need on koondatud numbrid, nagu protsessori kasutus või andmebaasi päringute arv sekundis, mis annavad meile kiire ülevaate süsteemi üldisest tervisest. Ja siis jäljed. See on tänapäeva mikroteenuste maailmas absoluutselt võtmetähtsusega. Kui kasutaja teeb su rakenduses mingi kliki, võib see üks ainus päring läbida 10 erinevaid teenuseid. Jälg ongi nagu GPS selle päringu jaoks. See näitab meile kogu teekonna ja paljastab täpselt, kus tekkisid pudelikaelad ja viivitused. Okei, nüüd on meil see detektiivi tööriista komplekt käes. Lähme tagasi sinna reede õhtusesse õudusunenäkku ja lahendame selle müsteeriumi ära. Nii, kell on 8:15 ja 15 ja me saame hoiatuse. Seiresüsteem karjub meile näkku. Andmebaasi protsessor on 100% koormatud. See on meie kontrollimootorit tuli. Me ei tea veel miks, aga meil on käes esimene väga oluline vihje. Probleem peitub andmebaasis. Nüüd on aeg detektiivi tööks. Võtame jäljed lahti ja filtreerime välja kõige aeglasemad päringud. Ja kohe hüppab sealt muster välja. Kasutajate profiililehe laadimine võtab aega üle 5 sekundi. See on tohutult pikk aeg.
Nüüd ei ole meil enam lihtsalt mingi abstraktne serveri probleem. Me näeme täpselt, kuidas see mõjutab päris kasutajaid. Okei, süveneme ühte neist aeglaste jälgedest. See on nagu päringu teekonnakaart, mis avaneb meie ees. Näeme, et veebiserver vastab millisekundidega, seal on kõik korras. Võrguühendus on ka okei. Aga siis me näeme, et peaaegu 5 sekundit sellest ajast kulub andmebaasis. Bingo! Kahtlusulanune on nurka surutud. Ja nüüd viimane samm. Avame andmebaasi logid just sellest ajahetkest. Ja seal see on, mustvalgel. Üks konkreetne päring teostab täieliku tabeli skanneerimise, lugedes läbi miljoneid ja miljoneid riidu täiesti asjatult. See ongi meie suitsev püss, algpõhjus on leitud. Ja nüüd, kui me teame täpselt, mis valesti on, saab meeskond asja kallale asuda ja selle päringu ära parandada. Kaosest sai selgus. Seire andis meile esimese hoiatuse, jah, aga just vaadeldavuse tööriistad andsid meile need vastused, mida me vajasime. Ja siin ongi üks väga oluline asi, millest tuleb aru saada. See ei ole mingi võistlus. Seire ja vaadeldavus ei ole vastased. Ei, nad on partnerid. Nad töötavad koos. Nii et siin on see peamine kokkuvõte. Seire ütleb sulle, mis on valesti ja millal see juhtus. See on sinu hoiatussüsteem. Vaadeldavus aga aitab sul välja selgitada, kuidas ja miks see juhtus. See on sinu detektiiv. Üks annab ääre, teine uurib kuritegija paika. Ja see viibki meid viimase küsimuseni, mille ma tahaks teile mõtlemiseks jätta. Mõelge korraks oma süsteemide peale. Kas teil on lihtsalt armatuurlaud, mis on täis hoiatustulesid, või on teil olemas ka need diagnostikavahendid, et päriselt aru saada, mis seal kapooti all toimub? Kas teie süsteem on lihtsalt seiratud või on see tõeliselt vaadeldav?